Tere tulemast kuulama jätkusuutlikkuse teemalist podcasti ESG Impulss. Esimene hooaeg sai edukalt salvestatud, nüüd liigume edasi juba teise hooajaga ja teise hooaja esimeseks külaliseks on Termori keskkonnajuht Maria Karus. Tere, Maria! Tere! Väga meeldiv on siin täna sinuga vestelda ja olen äärmiselt tänulik selle kutse eest, et alati on vahva, kui saab rääkida väga olulistel teemadel, on ju. Ja ma usun, et meil saab olema siin väga mõnus järgnev tunnikene. Seda kindlasti. Aga äkki alustame kõigepealt näiteks sinust endast, ennem kui Termori poole edasi liigume. Kes sa oled, kus sa tuled, mis sa erialaselt teinud oled? Nagu sai öeldud, nimeks Maria. Olen siis lõpetanud keskkonnakorralduse eriala ja ka sisuliselt ühte ja teistpidi tegelikult selles valdkonnas töötanud siis üle 10 aasta. Ja minu karjäär sai tegelikult üldse alguse avalikus sektoris, Keskkonnaametis, kus töötasin siis maavarade spetsialistina ja hiljem siis Keskkonnaametis samas valdkonnas nii peaspetsialistina ja hiljem siis selle büroo juhatajana. Ja sealt edasi siis liikusin Keskkonnaministeeriumisse, kus siis tegelesin maapõue sellise õigusruumi arendamisega valdavalt. Ja siis sealt läksin hoopis erasektorisse ära ja alustasin tööd tollel ajal siis nimega HKScan, praegune Maag Eesti siis. Ja alustasin seal siis keskkonnajuhina tööd ja eelmise aasta siis suve alguse poole liikusin Termorisse ja teen seal tööd siis keskkonnajuhina. Kuidas sulle praegu tundub need erinevused avaliku ja erasektori vahel, et kas oli lihtne tulla avalikust erasektorisse või kuidas sa ise tunned, et kuidas see vastupidi oleks seal? Eks seal on omajagu erinevusi muidugi, selles suhtes, et avalikus sektoris mina töötasin samamoodi ju tegelikult ikkagi sellise suhteliselt piiratud valdkonnaga on ju ja ma arvan, et minu jaoks oli see nagu väga silmi avav, et näha nagu seda erasektori poolt ja aru saada on ju, et kui sina oma mingi eriala spetsialistina näed ju ainult seda osa, et tegelikkuses erasektor, eriti suuremad ettevõtted, kellel on, ma ei tea, emissioonid erinevatesse keskkondadesse on ju, sa pead tegelikult seal haldama oluliselt suuremat pilti ja aru saama suuremast pildist on ju. Ja ma ütleks jah, et ma seal kuskil erasektorisse minekuga see nagu arusaamine tegelikult ka nagu tuli on ju, et mida tähendab keskkonna alane töö ja korraldus erasektori vaates üleüldse on ju. Et kui ühelt poolt pannakse mingisugused seadused ja reeglistik paika, mängureeglid, siis teisel pool tuleb neid kuidagi rakendama hakata? Sisuliselt küll jah, selles mõttes, et ega see toimib ikkagi sümbioosis on ju, et suures pildis õigusruum reguleerib on ju seda, et kuidas ühte või teist asja tohib või ei tohi teha on ju. Aga ega te viimse detailini kõike sulle ette ei kirjuta ega ütle. Et seal ikkagi on üsna palju ka sul endal võimalik seal teha vajalikke töid, et siis vastata sellele, mida sult oodatakse. Seega praegu siis, kui sa teed siis kestlikkuse aruandeid, on tõenäoliselt sulle juba kägitegu, et kogu see seadustiku pool läbi töödelda ja siis sealt aruanne valmis koostada? Ei tea, kas nii saab öelda selles suhtes, et õigusruum on pidevalt nagu arenev ja nagu muutuv on ju. Et ja kui sa mõtled eriti keskkonnaalase õigusruumi peale, see on ikkagi nagu väga lai selles suhtes ja viimse detailini seda kõike hallata on ikkagi väga suur väljakutse, ma arvan, igale inimesele. Et jah, võib-olla mida on ju avalikus sektoris töötamine on osanud või nagu kaasa andnud, on selle oskuse sealt välja lugeda, mida sul vaja läheb, on ju.
aga ei, noh, selles suhtes, et käkiteoks seda kindlasti nimetada midagi ei saa, et eriti kui sa puutud kokku mingisuguste selliste regulatsioonide või valdkondadega, mida varasemalt minu töös ei ole näiteks olnud, on ju. Et ega siis täpselt samamoodi õpid seal on ju aru saama, mida peab tegema ja kuidas peab tegema. Igapäevaselt. Absoluutselt. Aga kui nüüd Termorist rääkida, siis kuidas teil kestlikkuse teemadega üldse läheb? Ma tean, et te tegelete nendega väga põhjalikult ikka. Jah, selles suhtes Termoris, kui me räägime nüüd konkreetselt näiteks ESG-st, siis see teekond on kestnud sellist suurusjärgus 2 aastat meil praegu. Et kindlasti minu positsiooni nagu olemasolu ja selle loomine on sellele ka protsessile kaasa aidanud, on ju. Et kui varasemalt Termoris oli siis kvaliteedi- ja keskkonnajuht, siis minu sinna ettevõttesse tulekuga on siis minu töölaual ainult keskkonnateemad, on ju. Ja muidugi ESG on väga suur osa sellest, aga sinna kuulub ka hulk muid igasugu tegevusi, on ju, mis ongi aruandlus õigusruumi kontekstis on ju erinevatele osapooltele või jäätmemajanduse siis haldamine ja koolitused ja kõik muu selline, on ju. Et aga jah, Termori kindlasti on aastaid selle valdkonnaga tegelenud ja aina rohkem fookust ka sinna suunanud. Aga Termori, nagu ka nimi ütleb, on tegu ikkagi termopuiduga. Kas see kestlikkuse teema nüüd on Termorisse algusest peale kuidagi sisse koordineeritud sinna või mis vaatest see Termori käik või ettevõte üldse alguse sai, et ta on üle 10 aasta ju vana? Jah, selles suhtes hästi nagu sõnastatud küsimus, et esiteks jah, Termori tõesti, me oleme termopuidu tootja ja termopuit on siis oma olemuselt, kui nimi ütleb, töödeldud puit, on ju. Ja see töötlus on kõik keemiavaba, ehk siis töötlemiseks kasutatakse sisuliselt ainult kuuma õhku ja vett. Ja siis termotöötluse käigus muutub selle puidu nagu omadused struktuur, niiskus puidus oluliselt väheneb ja see muudab siis selle puidu väga palju vastupidavamaks tegelikult nagu välistele teguritele. Kõiksugu toitainete kättesaadavuse hallitusseentele või puidukahjuritele, on ju, ja seetõttu vajab see puit ka, ütleme, kui ta juba kasutuses on, oluliselt vähem igasugu järeltöötlust mingisuguste siis, keemiapõhiste materjalidega. Et selles suhtes ma ütleks, et nagu jätkusuutlikkus on sellesse tootesse ja sellesse ettevõttesse nagu sisse kirjutatud juba puhtalt selle tõttu, mida me tegelikult turule toome, on ju. Et väärindada taaskasutatavat ressurssi maksimaalselt ja pikendada selle eluiga selle kasutuse jooksul. Mis see kasutusiga sellel on täpsemalt? No selles suhtes, et ta võib varieeruda, on ju, ja sõltub, eks ta mingil määral ikkagi sellest, et kus konkreetses mingisuguses asukohas ta kasutusel on ju. Aga ikkagi me räägime aastakümnetest, et siiani ei ole veel teada, et meie toodang oleks kusagil väga suurtes ulatuses kasutusest välja läinud. Kui ma teil nüüd, see oli vist 1,5 nädalat või pea 2 nädalat tagasi, kui ma teil külas käisin, siis seal teil seina peal olid erinevad näidised, mis olid, ma ei mäletaks, kõige vanem oli äkki 2016 võis olla. Jah, võimalik, et mis sellel hetkel nagu silma jäi. Et jah, tõsi, meil on oma seal selline, ta ei olegi otseselt nagu näidiste sein, et pigem see sein ongi selle eesmärgiga, et nagu testida seda, et kuidas siis meie toodetud puit vastu peab siis välistingimustes, on ju. Ja kuna me
kasutame ka teatud juhtudel on ju värve, et samamoodi siis nagu aru saada lihtsalt sellest, et mis selle tootega juhtub, kui ta kasutusse võetakse. aga kas see teekond nüüd siis kogu selle kestlikkuse poole saab alguse juba siis juhtkonnast endast või ja kõik ülejäänud töötajad lihtsalt lähevad sujuvalt kaasa või siis käib kuidagi teistmoodi? Ütleme niimoodi, et juhtkond peab ikkagi olema nagu selles osas väga meelestatud selle tegevuse nagu rakendamisel. Ja meil kindlasti see nii ka on, et jah. Aga ülejäänud töötajad, kas need, kes nüüd teile tööle tulevad, nad on juba siis selle endale, ma ei tea, kas siis isikuomaduseks võtnud, et mis on jätkusuutlik, et nad ise ka tegeleksid sellega? Jah, ütleme, kui me üldse vaatame, mis tööturu trendid on, siis nooremad generatsioonid on välja toonud on ju seda, et see on väga oluline nende jaoks, kuidas ettevõte suhtub siis erinevatesse keskkonnaprobleemidesse ja nende teemadega tegeleb. Ja meie muidugi ka läbi pidevate koolituste ja selle nii-öelda oma missiooni ja väärtuste loomise seda hoiame pidevalt siis inimeste meelel on ju. Kuna väga kaua ei ole see ESG siis teemaks veel olnud, siis Termoris küll algusest peale on olnud see kestlikkus sees, aga kuidas nüüd siis, kui te päriselt strateegiliselt tegelema hakkasite selle teemaga, kuidas see nagu alguse sai või kuidas te selle strateegia paika saite? Mis on need kõige keerulisemad sammud? Ütleme niimoodi, et ükskõik, mis sa hakkad nagu eesmärgistama, selle jaoks on sul esmalt vaja on ju aru saama, kus sa praegu oled. Ja ma arvan, et nii Termori jaoks kui väga palju teiste ettevõtete jaoks on see seda tähendanud, et sa pead esmalt oma praeguse seisu sisuliselt ära kaardistama ja kui sinna juurde kuuluvad mingisugused analüüsid, siis samamoodi on ju. Et Termori alustas näiteks oma süsinikujalajälje hindamist 2020. aastal, siis küll ainult Eesti kontekstis ja 2021. aastal tehti siis juba esimene süsiniku emissioonide nii-öelda aruanne kogu grupi ulatuses on ju. Et meie ei tegutse ainult Eestis, meil on tootmisüksused lisaks Eestile veel Lätis ja Soomes ja samamoodi veel müügiesindused on ju Saksamaal ja Ameerika Ühendriikides ja võeti nagu teadlik otsus, et me kaardistame kogu gruppi ja ka siis laias ulatuses selles mõttes, et me ei arvesta ju ainult seda, et me kasutame mingeid kütuseid ja elektrit oma tootmisüksustes on ju, vaid et kusagilt tuleb ka sinna toormaterjal, millegagi see sinna transporditakse on ju ja selles suhtes, et kui meie müüme oma nagu valmis toote ära, siis see liigub ka kuskil edasi on ju. Et ühesõnaga võeti kohe nagu strateegiliselt otsus, et me vaatame ja kaardistame tegelikult nagu seda laia pilti. Ja selles suhtes ma arvan, et see on nagu esimene samm tegelikult üldse ükskõik missuguse eesmärgistamise puhul on ju, olgu see eraelus või ütleme siis tööalaselt on ju. Et aru saada, kus sa praegu oled ja siis on sul alles see nagu reaalne nagu pilt ees, et kuhu sa saad liikuda ja sinna juurde siis kuuluvad juba erinevad mingisugused, kas on analüüsi tasemel või mingisugusel muul tasemel, kus sa siis hindad ära sisuliselt seda, et missugune on sinu võimekus, kui palju sa tegelikult sõltud mingisugustest teistest, ma ei tea, regulatsioonidest, ettevõtetest näiteks ja niimoodi see kõik alguse saab, on ju. Kas ma mäletan õigesti, et sina oled Termoris nüüd eelmise aasta algusest? Eelmise aasta suve algusest, jah. Suve algusest, okei, siis umbes aasta ja peale. Just. Kas selleks hetkeks oli see strateegia juba kuidagi valmis, kujundatud ja kirjutatud või? Strateegia oma, ütleme, nagu mustandi
kontekstis oli tõesti valmis. Et muidugi minu sinna tulekuga ja mis oli ka minu üheks nagu võib-olla esmaseks väljakutseks, oli tõepoolest see strateegia siis nagu üle vaadata ja aru saada, et kas need eesmärgid, mida me sinna seame, kas need mõõdikud, mis on paika pandud, on asjakohased ja kui lihtne või raske meil on tegelikult neid andmeid näiteks saada sellistes ulatustes, mida me nagu eesmärgistame, on ju. Ja teine osa siis kindlasti see, et selleks, et mingit progressi mõõta, pead sa päriselt selle andmekogumissüsteemi kõik on üles seadma looma. Et see on olnud ka siis nagu selle ESG-ga kaasas käiv nagu selline ülesanne, et muuta see ühelt poolt piisavalt nagu mugavaks ja lihtsaks, et meil oleks meie andmed nähtavad ja saadavad kõigile või nendele inimestele, kellel see vajalik on ju, ilma et see nõuaks meeletult mingisugust lisaressurssi kelleltki teiselt. Siis kui ma teie juures külas käisin, siis sa põgusalt tutvustasid mulle ka teie andmehaldust seal. Ja. Et kuidas sa ise tunned, kas see on nüüd põhjalik ja tehtud juba? Või on seal nagu mingid sellised kitsaskohti, mida sa ise näed, et sa tahaks järgmisena parandada, et millele sa algul võib-olla tähelepanu ei pööranudki? Ma arvan, et öelda, et mingisugune süsteem on täielikult valmis, ma ei tea, võib-olla on see ühel hetkel võimalik. Aga kindlasti on meil seal omajagu veel võimalik areneda ja parandada seda andmekogumisvõimekust. Et kui me nagu räägime sellest konkreetsest, mis sa nägid, siis seal on hetkel sees kõik meie Eesti üksused, aga nagu ma mainisin, siis me tegelikult ju tegutseme palju laiemas skoovis kui ainult Eestis ja ütleme niimoodi, et kõikide nende teiste siis asukohtade puhul on tegu meie tütarettevõtetega ja ütleme ESG vaates me räägime ikkagi on ju grupist, Thermori kui grupp, et viia siis kogu grupp ühtsele nagu mingisugusele platvormile või nagu metoodikale, kuidas neid andmeid esitatakse ja kogutakse, on ikkagi veel siiani töös. Ja siiani väljakutsuv? Eks ta ikka on väljakutsuv, selles suhtes, et kui sa mõtled, et kas või eri riigid, isegi Eestis on ju hea näide selles suhtes, et kui sul on erinevad ettevõtted, Thermori ka ajalooliselt on ju olnud tegelikult ka Eesti kontekstis 2 erinevat ettevõtet, mis siis Thermori kui sellise brändi loomisel ühtseks said, tulevad erinevate süsteemidega. Ja kus oleks see siis, mis iganel põhjusel harjunud ja ka peetakse arvestust väga erinevalt näiteks asjade üle, on ju. Et ütleme niimoodi, et siin väljakutse võib-olla on olnud just nimelt selles, et kuidas viia kõik nagu ühtsesse selliste mõõtühikute põhjal üleüldse, on ju. Et ja sellega me siiani tegeleme. Sa mainisid Thermori tütreid ka natukene. Kui palju neid kokku on ja mis on nende nagu sellised eripärad või siis kas seal on ka mingi erinev jätkusuutlikkuse tase neil? Et tütreid küll ja lapsi ei ole õige võrrelda, aga sellegi poolest küsin. Ei, tähendab selles suhtes, et Thermoril on mitu tütarettevõtet. Eestis on meil neid 2 tükki. Üheks neist on siis Auruum ja Auruum toodab siis selliseid väga kauneid ja elegantseid saunu. Teine on siis meil Eestis asuv Saeveski, mis siis toodab toormaterjali siis Eesti tehastele. Lätis on meil nii Saeveski kui siis saunade tootmisüksus ja seal toodetakse ka moodulmajasid. Ja Soomes on siis Siparila brändiga, kes peamiselt toodab siis väliskasutusse mõeldud materjali.
termotöödeldud siis puitu. Ja ütleme niimoodi, et kindlasti ei saa öelda, et meil oleks kuskil mingid väga suured erinevused selles suhtes, et Thermori tervikuna ikkagi jälgib ühtseid printsiipe, on ju, ja liigub grupina ühtsete eesmärkide poole, on ju. Et kindlasti mingil määral võib olla lihtsalt erinevus selles, et kus midagi on juba rakendatud ja kasutusse võetud, on ju. Aga tervikuna kindlasti on ju eesmärk meil ikkagi ühine. Tegu on ikkagi üsna mahuka ettevõttega. Kui keeruline on siis neid kõiki kestlikkuse teemade osas just hallata? Jah, selles mõttes, et Thermori oma ulatuselt, kui me räägime sellest, et kus me näiteks toormaterjali võtame ja asjaolu, et näiteks meie tooted liiguvad üle 60 riiki maailma ja see on ju, et meil on üsna suur ja keerukas tarneahel näiteks. Ja ma arvan, et sellise ESG kontekstis selle, eriti kui me mõtleme on ju tarneahelat või väärtusahelat, kuidas sa tahad seda nimetada, siis see ESG on kindlasti just nagu väga palju fookust sinna on meil ka suunanud, et eks meil, muidugi meil on ju väga hea ülevaade sellest, et kust meil mingisugune materjal tuleb ja meie üheks ja kõige suuremaks nagu eesmärgiks toormaterjali hankimisel on ka see, et tegu oleks on ju jätkusuutlikult majandatud metsadest tuleva toormega. See siis tähendab on ju kas FSC või BFC sertifikaate. Et meie enda näiteks nii Lätis kui Eestis asuvad saeveskid on samuti sertifitseeritud. Ja teine asi on ka see, et me ju teame meie edasimüüjaid, et kuhu on meie materjalid läinud ja selles suhtes selline ülevaade on muidugi olemas. Et võib-olla lihtsalt nagu väärtusahela kontekstis, mida ei ole liialt siiani tehtud, on just seda aru saama, et mida siis nendes konkreetsetes ettevõtetes ka tehakse nagu jätkusuutlikuma maailma loomiseks. Aga kui te nüüd vaatate endal erinevaid mõjualasid, kas see jääb skoop 1 ja 2 piiresse või on 3 ka juba juurde lisatud, arvutatud? Ja 2021. aastast alates me olemegi hinnanud kõiki skoope, skoop 1, 2, 3 on ju, ja kui me nüüd mõtleme oma, ütleme mõjuala on ju, siis nagu ma enne rääkisingi, et meie nagu võib-olla suhteliselt laiamahuline selline väärtusahel ja materjalide liikumine ühelt poolt nagu meie tehastesse ja siis teisest poolest nagu klientideni on ju. Ka suhteliselt hästi tuleb tegelikult meil nagu seal süsiniku hinnangus välja, arvestades siis seda, et missugust osakaaludega meil on erinevad skoobid. Et kui me võtame näiteks on ju meie kõige suuremad süsiniku emissioonid tulevad meil transpordist. Ehk siis ütleme toormaterjali transport meie tehastesse ja tehastest siis transport kliendile. Ja teine osa on siis muidugi see, et me kasutame toormaterjalina puitu, mille tootmine või ütleme siis mahavõtmine, metsa mahavõtmine ka on ikkagi nagu süsiniku emissioonide allikas. Kuigi kui me nagu mõtleme selles kontekstis, et puit ehitusmaterjalina seob ju süsiniku endasse oma kasutusea jooksul ja meie oleme näiteks ka teinud oma toodetele EPD-d ja sealt võime nagu praegu välja lugeda ja näha seda, et termotöödeldud puit näiteks oma elu või kasutusea jooksul tegelikult seob 4 korda, isegi üle 4 korra rohkem süsiniku endasse, kui selle tootmiseks ja nagu süsiniku eraldub, on ju. Et aga kui me mõtleme sellist süsiniku jalajälje hindamist, siis jah, selle toormaterjali hankimine ja transport on sellised 2 kõige suuremat valdkonda.
ja kolmandaks võib siis ilmselt pidada energiakasutust ja see on siis ütleme siis skoop 1-2, kui me selles kontekstis räägime, on ju, et mis on siis meie enda tehaste nagu tegevuse tagajärg. Kas on plaanis kuidagi ka vähendada siis transpordile kuluvat kütusekogust, et sealt eralduks vähem seda CO2 ja samamoodi ka siis kas mingi mille peal te küte on üldse? Meil on väga erinevad lahendused, et kuna me oleme siiski on ju puidutööstus, siis meil paratamatult tekib ka mingil määral on ju selle töötlemise jääke. Ja Eestis ja ka tegelikult meil teistes üksustes on kasutusel siis puidukatlamajad, mis siis meie enda toodetud materjali jäägi kasutavad ära siis kütteks. Aga on ka muidugi fossiilkütused kasutusel termotöötlusprotsessi jaoks näiteks. Ja jah, me oleme siin eesmärgistanud seda, et kuidas nagu olukorda parandada ja ka teinud omajagu juba erinevaid nagu samme selleks, et oma jalajälge vähendada. Näiteks Eesti üksustes täielikult taastuv elektrile üleminek, mis toimus juba mitu aastat tagasi tegelikult. Ja ka päikesepaneelide paigaldamine. Näiteks meil lootehases on päikesepaneelid kasutusel. Ja ka mõned aastad tagasi valmisid seal täiesti uued termoahjud, mille energiakasutus on märkimisväärselt parem kui näiteks vanades süsteemides on ju. Ja seal me kasutame ka veel jääksoojust ära. Et neid samme tegelikult tehakse pidevalt, et nagu parandada. Aga eks muidugi väljakutseid on omajagu seal ees. Et kui me räägime näiteks transpordist, siis me tegu on meie kontekstis nagu sisse ostetud teenusega. Aga need uued termoahjud, nüüd mis teil on, kas seal kasutate ka veel fossiilseid kütuseid? Ja kui me räägime nüüd loo termoahjudes kontekstis, mis on siis kõige uuemad, siis seal on kasutusel meil LPG, et me küll varasemalt kasutasime maagaasi, sellel aastal sai siis tehtud nagu see otsus, et me lähme LPG peale üle ja see on ka osaliselt seotud ka süsiniku jalajälje vähendamisega, kuivõrd LPG nii-öelda kaudsed mõjud on väiksemad kui maagaasil näiteks. Ja üks variant ongi siis nagu küttekulu sealt poolt vähendada, et fossiilseid kütuseid natukene siis nii-öelda maha keerata või? Jah, absoluutselt selles mõttes, et kui me räägime üleüldse fossiilkütuste kasutusest, on ju, suures pildis mitte ainult meie, vaid tervikuna on ju liigutakse tegelikult sinna, et nende kasutusest loobuda nii suures ulatuses kui vähegi võimalik. Et ma arvan, et see nagu täidab mitmes mõttes väga head eesmärki, on ju, meil on selle tagajärjel puhtam õhk, väiksemad süsiniku emissioonid ja kui me räägime kas või nafta kaevandamisest või mingisuguste muude maavarade kaevandamisest, millest praegu on ju fossiilkütuseid toodetakse, et kõik sellega kaasnevad mõjud samamoodi siis vähenevad. Hoonete kütmisel olete nüüd sujuvalt nagu edasi liikunud natukene kestlikumate lahenduste suunas. Aga transpordi vaatest, kas seal on ka mingisuguseid ideid, mõtteid või mis need järgmised sammud võiksid olla, et mis teie just konkreetselt teha plaanite? Ütleme niimoodi, et praegu ka me teatuid juba lahendusi rakendame ja näiteks kasutame peamiselt meretransporti. Kuna meretranspordi mõju on ikkagi väiksem kui näiteks rongi või veokite või ütleme mingite muu lahenduste kasutus on ju. Ja eks me ka püüame koostööd teha siis enda teenusepakkujatega,
ja aru saada, mis on nende võimalused ja võimekus ja kui palju nad juba praegu midagi rakendavad, on ju enda jalajälje siis vähendamiseks. Kas teil on endal ka autod, mis siis kogu teie toodet veavad või ei, kogu, kui me räägime siis nagu ekspordist, impordist, see on kogu siis puhtalt teenusepakkujad. Ainus, mis nagu meie enda transport on siis platsil olevad masinad ja me kasutame ka siis teenusena näiteks seda, et töötajad transporditakse siis töökohta ja tagasi siis kodukohta. Ma olen nüüd päris mitme erineva tootmisettevõttega suhelnud just siis sellest vaatest ka, et kas nemad oma kestlikkuse teekonnal, et nad saaksid siis enda numbreid või mõõdikuid paremaks, et kas nad on vahetanud ka välja oma tarnijaid või oma mingisuguseid partnereid läbi selle teekonna. Enamjaolt ma olen kuulnud veel seda ei vastust, on ka mõningaid selliseid, kes on seda siis juba jälginud ja vaadanud, aga kuidas teie puhul on? No kui me räägime meie puhul tarnijatest, on ju, siis me räägime suuresti puidust. Et kuivõrd meie nagu eesmärk on ikkagi kasutada jätkusuutlikust metsadest puitu, et siis me ikkagi jälgime seda, et tegu oleks siis sertifitseeritud tarnijatega ja edasimüüjatega. Eks seal on ka omad väljakutsed muidugi, et lihtsalt sõltuvalt konkreetsest puuliigist võib-olla on selle lihtsalt turul saadavus ei ole nii hea kui võib-olla teatud teiste puuliikide puhul, on ju. Aga kindlasti me otsime kogu aeg neid võimalusi, et parandada siis ka seda nagu poolt, et kui me räägime just nimelt puidust kui toormest ja selle nagu majandamisest. Et ühesõnaga siis natukene ikka jälgite seda, et need, kes võib-olla ei ole nii kestlikud, et siis vahetate välja kestlikumate vastu kuidagi sujuvalt? No eks seal on omajagu selles mõttes, et kui on see võimalus, siis jah, me saame seda teha. Et kui me räägime, ütleme siin mõningatest teistest nüanssidest, et näiteks transport on tegelikult väga hea näide siin. Et me näiteks eelmise aasta suve lõpupoole tegime sellise valikulise küsitluse, ütleme siis niimoodi oma osade tarnijate osas ja ka sealhulgas siis meie logistikateenuse pakkujate osas. Ja lihtsalt, et nii-öelda aru saada ja kaardistada seda, et mis on üleüldse seal võimalused. Ja eks sealt ikka tuli ja omajagu on ju seda, et väga paljud neist tahavad liikuda ja on ka seadnud endale on ju eesmärgi, et mis iganes aastaks vähendada süsinikuemissioone, liikuda alternatiivkütuste peale ja nii edasi, on ju. Ja kui palju seda praegu on rakendatud, eks see on kõik suhteliselt ikkagi alles alguses, on ju. Et nagu sa enne ka mainisid, et ESG, kui nagu selline kontseptsioon on ju, ei ole väga vana. On muidugi ettevõtted varasemalt tegelenud ka jätkusuutlikkusega, aga nüüd me räägime võib-olla nagu palju konkreetsemalt juba mingisuguste eesmärkide seadmisest ja sinna poole ka liikumisest. Ja avalikustamisest. Just, avalikustamisest. Aga miks ma seda küsisin, ongi täpselt see sama, et hästi palju räägitakse ESG vaatest just siis konkurentsieelise tekkimisest. Et see oli see, mis ma siis küsisin nagu tarnijate kohta, et kuidas nagu, kas nemad on suutnud nagu teie silmis enda konkurentsieelise säilitada ja sama ma mõtlen ka siis teie vaatest, et kuidas te ise tunnete seda, et kas kogu selle teema rakendamine on andnud mingisuguse konkurentsieelise ka või on midagi tunda? Ma ütleks, et
et siin on nagu mitu nüanssi tegelikult selles küsimuses. Ühelt poolt on see, et puit kui ehitusmaterjal ja selle kasutuse nii-öelda aina enam propageerimine on teatavasti on ju Eestis ja Euroopa Liidus aina rohkem nagu pead tõstmas. Ja teiselt poolt on ka väga palju tulnud üles igasuguseid muid sertifikaate, tootesertifikaadid, näiteks EPD-d, et mis meil said valmis 2 aastat tagasi ja ilmselgelt seal sama, meil ikkagi on ju eelis nende ettevõtete ees, kellel neid kas ei ole või kelle tulemused, mis iganes põhjusel on teistsugused, on ju, ja mida ei soovita. Et muidugi teatud nagu selliste süsteemide kasutuselevõtt ja nende rakendamine annab teatud turgudel nagu parema positsiooni. Küsitakse ka teilt juba siis andmeid või infot siis selle kohta, et millise keskkonna jalajäljega teie tooted on või millise jalajäljega üldse? Jaa, absoluutselt. Ja selle, ütleme, et enne kõike ongi, kui me räägime tootest, siis me praegu räägime ju EPD-st, mis on inglesekeelselt on ju Environmental Product Declaration. Et sisuliselt on see ju selle toote elutsükli hinnang. Ja meil on, kui niimoodi võtta, meil on 2 EPD-d, milles on siis 6 eri tootegruppi. Ja neid küsitakse väga palju. Ja aina rohkem ja rohkem tuleb küsimusi ka, ütleme siis laiemas kontekstis juba, et mis on näiteks meie süsiniku jalajälg, on ju, või missugused on meie eesmärgid, kuhu poole me tahame liikuda ja nii edasi. Et selles suhtes et need ei ole niisama nagu enda jaoks või enda huviks mingisugused tehtavad materjalid, on ju, et neid päriselt ka vaadatakse ja kasutatakse. Te ekspordite väga paljudesse erinevatesse riikidesse. Kas seal on ka see küsimus kuidagi erinevast vaatest? On tunda, et keegi hoolib natukene rohkem, keegi natukene vähem, mõnda äkki ei huvita üldse? Kui kursis sa sellega oled? Tähendab selles suhtes, et meie turud on üle maailma laiali tõesti. Et alustades Euroopast, muidugi Ameerika Ühendriigid, aga Jaapan, meil on Lõuna-Ameerikas teatud edasimüüjad olemas. Ja ma arvan niimoodi, et arvestades kogu meie nagu mõttelaadi, et tegu on kui iseenesest juba tootega, mis nagu edendab jätkusuutlikkust, siis tahaks nagu loota, et need kliendid, kes meilt seda materjali siis ostavad, olgu nad Uruguay's või siinsamas Eestis, on ju, teevad seda sellepärast, et tegu on millegagi, mis aitab vähendada, ütleme siis hoone ehitussektori tervikuna jalajälge. Me oleme päris palju nüüd kajastanud seda keskkonna poolt. Aga kuidas siis S ja G vaates teil ettevõttel läheb, mis on seal nagu suurimad väljakutsed? No, S ja G vaates, kuidas öelda, väljakutse igas tootmisüksuses, kus kasutatakse mingisugust raske tehnikat, on ju, on tagada ikkagi ohutu töökeskkond. Et me oleme võtnud kasutusele ISO-süsteemid, et meil on sertifitseeritud ISO-süsteemid tehastes ja lisaks oleme siis rakendanud ka Lean ja 6S põhimõtteid, kõik on ju tegelikult kasutusel selleks, et tagada turvaline ja nagu meeldiv
töökeskkond on ju inimestele ja vähendada siis kõiksugu võimalike õnnetuste tekkimise nagu ohtu. Ja noh, teiselt poolt töötaja jaoks on meil olemas mitmeid variante, kuidas tema saab enda arvamust avaldada selle kohta, mis ettevõttes parasjagu toimub, on ju. Alates sellest, et on võimalik sisust igapäevaselt esitada ettepanekuid, mis on siis mõeldud selleks, et kuidas parandada ümbritsevat töökeskkonda. Ja see ei tähenda ainult on ju seda, et muuta midagi turvalisemaks, võib tähendada ka seda, et tegu on hoopis mingisuguse ettepanekuga, mis muudab meie jalajälge paremaks. Et hea näide sellest on näiteks Ringo süsteemi kasutuselevõtt eelmisel aastal ja see tuli läbi töötaja ettepaneku näiteks. Et meie tehastes ei ole näiteks oma sööklaid olemas ja toitlustus siis tellitakse tehastesse koha peale ja tänu siis sellele konkreetsele ettepanekule ja selle kasutuselevõtule oli siis Termori üks esimesi üldse suuri ettevõtteid, kes Ringo süsteemi kasutusele võttis enda Eesti üksustes. Mis siis tähendab nüüd, et kõik toit, mis meile liigub, tuleb Ringo taaskasutatavates pakendites, igapäevaselt kogutakse need meil kokku, selleks on oma ette nähtud siis kogumiskohad ja saadetakse siis tagasi, on ju. Ja noh, me oleme sellega ikkagi ka märkimisväärselt, ütleme siis sellist nagu sellega seonduvat nagu jäätmeteket vähendanud, on ju. Et kui on mingi ühekordselt kasutatav pakend, millesse toit sinna saabub, siis on üsna tõenäoline, et see lõpetab jäätmena seal samas kohas, on ju. Et Ringo süsteemi kasutuselevõtt näiteks on ju kindlasti seda muutis, väga suurel määral muutis. Ja 2 korda aastas on meil siis ka heaoluküsitlused töötajatele ja seal see on väga laia sellise haardega, et küsitakse siis sisuliselt nagu hinnangut ja tagasisidet sellele, et kuidas toimub info liikumine, kuidas te üldse tunnete ennast siin on ju ettevõttes ja nii edasi. Ja viimased aastad on, kui me võtame siis kõik meie üksused kokku, siis töötajate rahulolu on seal 85% juures on ju, et ma arvan, et see on väga hea saavutus. See on üsna kõrge. Just. Töötajate leidmisega on pigem keeruline või kuidas hindate siis kvalifitseeritud tööjõu tulekut just nagu uute kolleegide lisandumist ettevõttesse? No eks see väga palju muidugi sõltub ka sellest, et mis positsioonil sa kedagi otsid, on ju. Et eks muidugi võib olla positsioone, kus on võib-olla raskem leida kedagi, kes oleks sobiva kvalifikatsiooniga. Teine variant on muidugi see, et sa saad ise teda koolitada ja õpetada ja tekitada see vastav kvalifikatsioon, kui on inimene, kes tegelikult sobib, on ju. Aga kui me mõtleme Termorit grupina, meie grupis töötab 750 inimest, ütleme suurusjärgus, on ju. Ja meil ei ole olnud minu teada väga suuri väljakutseid selles osas, et me ei leiaks tööjõudu. Või siis ütleme, et oleks väga suur puudus nagu kvalifitseeritud tööjõust ja eks me anname omapoolse panuse ka sinna selle kaudu, et toetame siis ülikoole, kes seda kvalifitseeritud tööjõudu on ju koolitavad, et võttes iga aasta parajalt palju praktikante meile ja teiselt poolt siis käies ise jagamas oma kogemusi ja teadmisi siis ülikoolides on ju, tehes kas mingi koostöö vormis seda või päriselt mingisugust loengu varianti kasutada. Kas tudengid on
aidanud leida siis mingisuguse hea lahenduse ka mingile teie olemasolevale probleemile näiteks? Et kui te siin ülikoolidega koostööd teete? Jah, me oleme selles mõttes teinud mitmeid eriprojekte tegelikult. Ja võib-olla siin üks hilisemaid näiteid oli koostöö siis, kui ma nüüd ei eksi, siis Eesti Maaülikooliga, aga ma ei anna pead selles osas, et kus oli samamoodi, et leida siis nagu ka mingi lahendus on ju teistsugune lahendus meie puidujäätmetele. Ja selle tulemusel siis on nüüdseks juba valminud, kõik teame, on ju biolagunevad kotid, selles mõttes, mida kasutatakse, on ju biojäätmete nagu siis kõrvaldamiseks. Et me oleme nüüd, ütleme, mitte küll meie, aga siis meie koostööpartner arendanud siis puidujäätmetest biolaguneva plastiku sisuliselt. Ja olen oma käega näinud ja katsunud seda materjali. See on päris selles mõttes ka tore, et sellel plastikul või ütleme see näiteks sellel ka, kui me räägime ütleme lihtsast biolagunevate jäätmete kotist on selline hästi mõnus puidulõhn juures. Et jaa, pidevalt käib see koostöö ja nagu nende lahenduste otsimine. See on päris põnev väljakutse ilmselt ka töötajatele endale. Ja absoluutselt, ja meil on selle jaoks tegelikult olemas täitsa eraldi tiim, kes seda teeb, kelle ülesanneteks ongi tootearendus. Ja sealt on tulnud meil väga palju erinevaid lahendusi. Et kui sa lootehases käisid, siis seal kahjuks jah, meil ei ole lihtsalt konkreetseid masinaid, mis oleks võimelised tegema sellist tooteid. Aga me tegelikult ju toodame ka sõrmjätkatud materjali, kus me sisuliselt kasutame ära lühemaid juppe, on ju, mis tegelikult on väga korralikult ja saaks ilusti rakendada. Ja näiteks nüüd hiljuti valmis on ju Pelgulinna riigigümnaasium oma uue konstruktsiooniga ja nemad kasutasid meilt sõrmjätkatud materjali. Et me saame ära kasutada ühelt poolt enda, ta ei ole küll tootmisjääk, ta on lihtsalt sellised, ütleme lühemad mingisugused jupid, mida ütleme välisfassaadi niisama võib-olla kasutusse ei võeta, on ju. Et paned need mitu tükki kokku, saad korraliku pika välisfassaadi jaoks sobiliku materjali näiteks. See on väga hea lahendus tegelikult üsnagi vastupidav. Absoluutselt. Aga nüüd ESG teema poole üleüldiselt vaadates, siis mis on see kõige suurem väljakutse seni olnud? Ma ütleks niimoodi, et ühelt poolt ongi see seotud, ma arvan sellega, et milline on tegelikult su väärtusahela tarneahel. Et kui me mõtleme, ma arvan, et see ei kehti ainult Termori puhul, vaid tegelikult paljude teistel ettevõtetel samamoodi. Et kui sa näiteks mõõdad oma süsiniku jalajälge ja sealt tulebki, on ju sul välja see, et enamik tegelikult nendest emissioonidest on sul, ütleme, skoop 3, on ju. Mõjud, mida sa ise saad natukene võib-olla kuidagi reguleerida, aga see ulatus on ikkagi väga keeruline määratleda, on ju. Et kuidas, ma ütleks, et selline eesmärgistamine teades, et sa tegelikult nagu sõltud väga palju sellest, et ka teised ettevõtted peavad nagu kaasa liikuma. Ja eriti kui mingisuguseid suurepäraseid alternatiive just sellel hetkel nagu olemas ei ole, on tegelikult ikkagi keeruline. Et kui ma enne just mõtlesin selle peale, et kui me räägime siin võib-olla rahvusvaheliste kokkulepetest,
Eesti siseriiklitest mingisugustest eesmärkidest on ju aastad 2030, 35, isegi 2050 ei ole enam nagu teab mis kaugel. Ja väga palju, millest jätkuvalt tegelikult nagu loodetakse seda võitu saada, on tehnoloogia areng, on ju. Aga kui ettevõte peab seadma oma strateegilist eesmärki olukorras, mis potentsiaalselt nõuab nagu mingisuguseid investeeringuid ja võib-olla mingisuguseid muid selliseid ütleme vajadusi, on ju. Et siis sa nagu natukene niimoodi tegeled sellise, me tahaks öelda, et mitte ennustamisega, aga selles mõttes, et sellise parima siis stsenaariumi loomisega sisuliselt. Võtab ikka natukene seda, kuidas nüüd öelda, võtab ikka natukene mõttetööd või siis brainstormimist ka ilmselt, et kuidas kõik läbi suruda. Absoluutselt, kindlasti. Ütleme, et klassikalises, ettevõttes kunagi ei toimu, on ju midagi nii, et ma täna otsustasin, homme on nagu tehtud, on ju, eriti kui me räägime suurtest mingisugustest strateegilistest eesmärkidest. Ja ongi, kui sa eesmärgistad, ütleme, mis iganes, et me X aastaks tahame olla fossiilkütuste vaba, on ju, või kasutada täielikult taastuv elektrit, mis iganes. Et sellega väga tihti ju käivad kaasas tegelikult ka mingisugused rahanumbrid selleks, et seda kõike saavutada. Ja olukorras, kus on veel see seotud mingisuguse muu ettevõttega näiteks, on tegelikult on ju, ongi, tegelikult on see keeruline seda niimoodi ette näha ja prognoosida. Ja ega kõik ettevõtted, kes turumajanduses ikkagi nagu osalevad, on ju, üsna palju ka reageerivad sellele, mis on nagu hetkeolukord majanduses. Et sa alati tahad ja loodad parimat ja sead ka oma eesmärgid selle järgi, on ju. Aga seal kohati peab ka nagu aru saama, et sa pead nagu ka realistlikuks jääma selles, et mida on võimalik teha. Mis on teie sellised järgmised sellised suured eesmärgid, mis te olete paika pannud? Ütleme niimoodi, et meil kindlasti üks eesmärkidest saab olema fossiilkütustest ikkagi loobumine ja leida lahendused, et kuidas fossiilkütuste kasutamine minimeerida, kui täielikult loobumine ei ole võimalik. Ja eks me siin mõtleme ka muudele variantidele, on ju, kas siis offsettingu kontekstis, et kui me räägime konkreetselt puidutööstusest ja meist, siis on teatud osa meie süsiniku jalajäljest, mida me ei saa kuidagi nagu väiksemaks teha või nagu muuta suures pildis seal suurt, ütleme, kui me just täielikult sisuliselt oma kogu olemust ei muuda. Et eks siin on neid kohti on mitmeid, kuhu poole me peame nagu vaatama ja liikuma. Selliselt süsiniku jalajälgi päris nulli keerata ilma offsettimiseta on päris keeruline, kui mitte öelda võimatu. Jah, ütleme, sõltub on ju jälle, kellest me räägime. Meie puhul tõesti on ju arvestades, et meie toormaterjal on puit. Siis kui me nagu seda enam ei tarbi, siis me ei ole ka enam ju termori. Väga hästi öeldud, et meil tegelikult aeg hakkabki nüüd otsa saama, et see lõpulause, et ei ole siis enam termori, on päris nagu õiges kohas vist, ma arvan. Aga tahaksid sa öelda enda poolt veel midagi sellist teistele siis edasi, et miks nad peaksid siis just ESG vaatest tegelema nende teemadega?
mis need juurde annavad? Mina ütleks niimoodi, et sõltumata sellest, võib-olla ma räägin siin isegi rohkem nagu eraisikuna, aga väga palju nagu on, võib-olla on seda vähemaks jäänud, aga ikkagi jätkuvalt on ju pidevalt neid küsimusi üleval, et miks see kõik vajalik on ju. Et eriti kui me räägime mingisugustest inimeste uskumustest veel, et kui palju ja kes mida nagu mõjutab ja maailma teeb, siis mina ütleks nii, et mis on nagu kõikide nende asjade eesmärk, kuhu poole me tegelikult liigume, on puhtam ja efektiivsem keskkond. Kus oleks hea elada? Kus oleks hea elada. Olgu, kliimaeesmärgid, nad kannavad mitmeid nagu eesmärke, samamoodi jäätmete ringlusse võtta on ju ja taastuvenergeetikal üleminek. Aga lõppkokkuvõttes nad kõik kannavad tegelikult ühte sama nagu sellist suurt eesmärki. Luua keskkond, kus me kasutame materjale efektiivsemalt, hoiame neid kauem nagu ringluses ja samal ajal saastame, ütleme siis meid ümbritsevat pinnast, vett ja õhku vähem. Igal juhul on kõik need eesmärgid nagu head eesmärgid, mille poole püüelda. Aga aitäh, Maria, et sa täna mulle siia külla tulid ja aitäh ka kõigile kuulajatele ja vaatajatele ja kui nüüd oled oma episoodi ära vaadanud ja see sulle meeldis, siis soovita seda kindlasti ka sõpradele. Ja ole hea, vajuta siia alla ka, on siin all vist subscribe või follow nupp, et ka siis järgmistest episoodistest osa saada. Aga näeme juba järgmine kord. Tšau!